Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna on mul sulle veel sellist taustainformatsiooni. Nimelt siin mina tean juba, et paar päeva tagasi paljud finantsettevõtted, kaasa arvatud Inglismaa Pank, andis Twitteris välja ühe sellise tweedi, mille pealkiri oli selline, et arva ära, mis varsti hakkab toimuma, küsimärk, ja siis oli 0010110. Kui sa ei tea, mis asi on 0010110, siis ma soovitan sul vaadata Valguse kanali, otsida videotest üles sellise pealkirjaga video, sest see on sisuliselt manifesteerimise kood. Ja tuleviku manifesteerimise kood, see töötab 5. dimensioonist ülespoole. Ja kui juba pangad hakkavad sellist infot jagama, siis on teada, et muutused on väga-väga lähedal ja väga positiivsed muutused. Ehk siis QFS-ile üleminek saab toimuma. Ja see on selline asi, et mina ei tea, kui see asi toimub, siis me peaks tegema inimestega koos ühe väga-väga suure peo ja seda tähistama, sellepärast, et on mida tähistada. Aga olgu öeldud, et kogu see QFS-ile üleminek, ütleme, see hakkab ju kohe sisuliselt, kohe sel hetkel, kui see käivitatakse, aga kogu üleminek nii-öelda täiesti uue maailma tekkimisele või mitte üleminek, vaid kogu uue maailma ülesehitamine võtab ju aega, sest see kogu süsteem, nii-öelda finantsiline süsteem on, see on nagu giljotiiniga pannakse nagu paika, et nüüd see hakkab toimima ja siis see toimib. Aga ümber on vaja teha kvanttasandil legaalne süsteem, poliitiline süsteem, hariduse süsteem ja nii edasi. Ja koos sellega siis, nagu ma olen öelnud, iga riigi valitsused, meie Eesti mõistes praegu ajutine valitsus, mis on vahepeal olnud, kukutatakse ja korjatakse sisuliselt eest ära. Ja me inimestena saame valida endale täiesti õiged juhid ja igas riigis, nagu ma olen varem öelnud, et on juba valgete barettide poolt välja valitud need usaldusväärsed isikud, kes seda süsteemi hakkavad siis üles ehitama. Ja kindral Flynn, siis Ameerika Ühendriikides, kindral Flynn hakkab siis erinevaid riike nõustama sellel teemal. Ja sisuliselt need kõik kvantsüsteemid, mis hakkavad töötama, töötavad selles 5. dimensioonis, kus hakkab määrama rolli meie endi vibratsioon. Meie endi vibratsioon ehk siis hakkab tööle hääletoon, harmooniline heli, harmooniline valgus, harmooniline vibratsioon ja kõik see, nagu ma olen öelnud, selle QFS-i, see server on kosmoses ja see on võimeline tegema meie jaoks praegu täiesti uskumatuid asju ja pidi olema QFS palju parem, kui keegi inimestest on osanud siiamaani unistada. Ja see loob meile tõesti sellise harmoonilise ja rahuliku maailma. See maailm, millest me tegelikult inimestena oleme unistanud. See on see, mis meie südames on olnud selline igatsus, hingeigatsus, selline, mis on tekitanud võib-olla paljudes sellist kurbuse tunnet. See igatsus millegi selle järele, mis me tegelikult oleme, mis me tegelikult väärime. Ja saada sellega kontaktis, nüüd meil on tõesti võimalus selleks täielikult. Ja nagu ma olen öelnud, siis valmisolek selleks QFS-i süsteemiks on täielikult olemas ja on vajalik siis enda väega sellest vanast süsteemist eemalduda. Ja nagu ma olen öelnud ka medpeetsidel, eks ju, selle töötamiseks on vaja enda väge, oma usku ja ühendust iseendaga. Sest kes on selles 3. dimensioonis, siis see ei tööta. Ja
on olemas inimeste käsutuses juba erinevad fondid, mis on sisuliselt põhjatud ja kõik inimesed, kes on piisavalt kõrge vibratsiooniga, piisavalt ausad, piisavalt siirad oma soovis inimkonda panustada, inimkonda aidata, kõigi nende projektide jaoks on rahad olemas ja on alati olemas. Sest see on tõesti, pidi olema naeruväärselt suur summa, et varustada neid kõiki projekte maailmas. Ja meile tõenäoliselt antakse inimestena teada ka, et avalikult nagu, et kui on soov mingit projekti teostada, siis need projekti taotlused antakse meile teada, kuhu need tuleb saata ja kuidas neid plaane teha. Et meil on vaja tõenäoliselt need inimesed, kes on võimelised projekte kirjutama, siis nende abi on väga vajalik. Ja see on üks selline asi, mis vajab veel iga inimese seas väga kindlalt läbimõtlemist, et mis on see asi, millega sina saad maailma panustada. Mis on see asi, mis sina omalt poolt saad teha. Ja siin hakkab tööle see sama universumi, üks on universumi seadus, kes annab sellele antakse, aga hakkab tööle ka see, et me saame lõpuks ometi hakata rakendama oma enda eluülesannet, see, milleks me oleme tulnud siia. Nagu ma olen varem öelnud, inimese eluülesanne on kaks baasülesannet. Olla ise õnnelik, tehes neid asju, mis sind õnnelikuks teeb ja tehes neid asju, milles sina oled sünni poolest andekas, ehk siis sul on antud mingid asjad. Need asjad ei ole antud niisama. Kui sa oma andeid ei rakenda, siis nad lähevad raisku. Aga teine selle eluülesande pool on see, et panna need asjad tööle, mis sind teevad õnnelikuks, mis sulle rahulolu tekitavad, mis sulle õnnetunnet pakuvad, mida sa väga hästi oskad. Tavaliselt need on need asjad, mis meile meeldib teha ju, mis meil hästi välja tuleb. Kui me suudame need asjad panna tööle teiste hüvanguks ja see ei ole nüüd enam sõnakõlks, see on päris ja see saab olema reaalne elu. Kui sa mõtled välja või kui sa saad informatsiooni selle kohta, mida ja kuidas sina saad panustada siia maailma, siis on aeg hakata neid asju kirja panema. Alguses lihtsalt idee vormis paned selle kirja. Hiljem hakkad juba detailselt välja mõtlema, kuidas see võiks välja näha, koguda enda ümber inimesi, kes võiks sulle aidata selles ajurünnakus osaleda, sest sa ei pea seda tegema üksinda. Sinul võib olla idee, sina võid olla selle idee algataja. Aga edasi on ülesanne panna kokku see tiim, kes tahab neid asju teha. Mul on tohutult palju juba, mul on terve märkmiku täis, mul on suur märkmiku täis kirjutatud aastate jooksul, ütleme viimase 5 aasta jooksul üles kirjutatud neid asju, mida ma kõike tahaksin teha, mida ma kõike tahaksin rakendada. Mis te arvate, et ma jõuan seda kõike? Ei jõua, aga minu asi on anda see info tegemiseks kellegile, kellel on võime ja oskus seda rakendada, sest mina olen oma olemuselt ideede generaator. Ma oskan asju käivitada, ma oskan asju isegi mitte käivitada, vaid anda input on inglise keeles, anna info sisse. Ja osad inimesed on väga head käivitajad, kes oskavad süsteeme tööle panna. Osad inimesed on need, kes oskavad teostada asju ja meil on vaja kõiki neid inimesi. On vaja enda ümber, et moodustada erinevad tiimid, ka meil Eestis siin. Ja miks mitte ka rahvusvaheliselt, sest meil on nii palju võimalusi, nii palju asju, mida me tahaks teha, mida me tahaks inimestena kogeda, mis kõik oleks võimalik meil nagu teha, luua. Mõtelge, milline maailm on meil tegelikult käes nüüd, mis saab olema ja raha ei ole takistuseks. See on kõige tähtsam asi mõelda. Raha ei ole takistuseks. Ja see, et mida ma saan siia maailma luua, head, positiivset, mis aitab mind või kedagi teist, mis tekitab lihtsalt hea tunde, kas mulle või kellegile teisele. See on elamise eesmärk. Mõtelge, milline vägi sinna taha tuleb. See on see, siis on juba tõeline elu mõte, siis on mõtet siin maailmas olla, siis on mõtet siia sündida. Ja täpselt selleks hetkeks me oleme siia sündinud, et teha läbi see süsteem ja see
kas te tunnete ka seda energiat ja väge, mis praegu voolab? Kas te tunnete? Mina tunnen. Sest mul ei ole sõnu isegi selleks, et võtke vastu see energia ja vägi ja hakake kirja panema nüüd kohe, kui see video lõpeb. Pange kirja kõik see, mis teile sisse tuleb sellest. Ükskõik kui absurdne see võib teile tunduda, sest ei ole limiite, meie loomingul ei ole limiite, meie väel ei ole limiite ja meie küllusel ei ole limiite. See on kõige tähtsam teada, sest limiit on tõesti universum, aga universum on lõputu. Ja ka küllus, mis on meie käsutuses siin planeedil, on lõputu. Ja nüüd on aeg hakata tegema. Nii et mina tänaseks lõpetan. Ma loodan, et te sõitsite vastu selle energia, mis siit sisse tuli. Ja ühel hetkel hakkan ka mina andma siit tõenäoliselt infot edasi, milliseid projekte on vaja siis mul, millise projekti on vaja abilisi, milliseid oskusi on vaja nii-öelda inimeste poolt, sest tõesti neid oskusi on absoluutselt seinast seina. Kui on mingisugused asjad, mul on mitu projekti, kus on absoluutselt igasuguseid inimesi, igasuguste oskustega vaja, alates koristajatest, tippjuhtideni välja, kristalliterapeutidest, iluteenindajateni välja, et mul on nii palju selliseid projekte, kus absoluutselt kõik oskused, sinna alla lähevad ka IT-spetsialistid ja kõik asjad, kes süsteeme oskavad üles ehitada, nii-öelda taustajõude, kõik asju, ma ei oska isegi üles lugeda neid praegu, et see on võimas, sest absoluutselt igal inimesel saab olema oma koht siin ja iga inimene on tähtis, ühtemoodi tähtis ja igal inimesel on ka küllus ühtemoodi saadaval. Ei ole seda, et ma olen sinust tähtsam, sellepärast, et ma teen seda. Ei ole sellist asja olemas. Me kõik inimestena oleme võrdsed ja ei ole olemas ka haridustaseme poolest, et mina olen tähtsam kui sina, sest mul on kõrgharidus või kellel on 3 kõrgharidust ja sina oled käinud ainult gümnaasiumi näiteks lõpuni. Ei ole sellist asja enam. Ei ole ka nahavärvi või religiooni või mingi muu asjaga mitte mingisugust võrdsust või võrdsemat või tähtsamat inimest. Me kõik oleme hingedena, me oleme üks, me oleme ka inimestena siin kehastuses tegelikult üks. Me oleme võrdselt vajalikud, võrdselt tähtsad ja võrdselt võimsad. Nii et mina tänaseks lõpetan ja kohtume juba õige pea Valguse kanalil. Nägemist!